Tutvustage ennast lühidalt mõeldes neile, kes teie nimega kursis ei ole. Mina olen Jakob Vestolmi gümnaasiumi vilistlane, kui täpsemalt öelda, siis 22. keskkooli vilistlane ja astusin kooli 1966 ja lõpetasin 1977. Ja õppisin tollel ajal süvamuusikaklassis. See jättis väga toreda mälestuse kogu eluks. Milline õpilane oli Leho Siimson oma õpingute ajal? Natuke isegi häbiga peame tunnistama, et eks ma üritasin kombineerida kogu aeg. Ega ma kuskile toppama ei jäänud, ma sain kõik oma asjad tehtud ja 4-5-line ma ei olnud, pigem ma olin 4-miinuselised. Ja muusika ja ühiskondlikult aktiivsed üritused mulle meeldisid rohkem. Mis on üks teie eredamatest mälestustest, mis teil kooliajast meelde tuleb? Eks need on ikkagi seotud muusikaga. Muusika on tänaseni hingelähedane ja see, mismoodi esimesse klassi vastu võeti, ma mäletan isegi seda vastuvõtmise komisjoni või vestlust, kus tuli rütmi koputada, kus tuli üks laul laulda ja tuli vastata küsimusele, miks pärast see muusikaklassi soovid astuda. Et see on mul väga hästi meeles ja vahepealsed asjad olid nagu rutiin, aga keskkooli aeg ehk nüüd siis tänapäeval gümnaasiumi aeg oli väga põnev korraldada igasuguseid üritusi, alates klassiõhtutest kuni koolipidudeni välja, kus me siis oma sõbraga, kes paralleelklassis õppis, tegime diskosid. See oli väga põnev. Tollel ajal oli vinüülplaat ainult, mille pealt mängida. Kogusime kõikide sõprade käest kokku ja siis saime head tantsumuusikat mängida. Aga kuidas te sel juhul tänapäeval olete muusikaga seotud? Tänapäeval ma olen hea kuulaja. Aga tõsi, 2 aastat tagasi keerasin ma ühe põneva lehekülje oma elus ja ma läksin õppima lõõtsameistriks ehk siis depotüüpi lõõtspilli valmistamist ja neid olen ma nüüd päris mitu tükki juba valmis teinud ja mõningal määral ka mängima õppinud. Valmistamine võtab rohkem aega, mängimiseks jääb vähem aega. Olete te mõne koerustüki korda saatnud? Mis olid tagajärjed? Koolis ei ole ma ühegi sellise suurema koerustükiga hakkama saanud, aga täna nagu väikese ehmatusega isegi tuleb meenutada, mismoodi me tegime eksperimente metallrahadega, pannes neid nii trammirataste alla kui rongirataste alla. Et tänapäeval on selle vältimiseks aiad raudteele ümber pandud. Lisaks nendele müntidele panime ka jahipüssi tonge või neid, mis aktiveerib seda laengut, siis oli hea, see oli nii kui saluut seal, rong üle sõitis. Aro! Okei. Tutvustage ennast lühidalt mõeldes neile, kes teie nimega kursis ei ole. Ma olen Iiris Vesik, ma olen laulja, laulukirjutaja ja muusik. I guess õpetaja nüüd ka. Teen laulutunde, laulukirjutamistunde ning on muusikat ja. Mis on üks teie eredamatest mälestustest, mis teil kooliajast meelde tuleb? Nii palju on neid mälestusi. Tegelikult igast, mis on õpetajate päevad tulevad meelde, sellepärast, et need olid tavaliselt kõige lõbusamad ja mingid stiilipäevad või mingid stiilinädalad, kõik
kõik klassis olid valges või kõik klassis olid roosas, see oli like that, see oli tore. Kuidas valmis 2013 aasta muusikavideo tiitli pälvinud lugu Tigerhead? There's a voice that keeps on saying kuidas see valmis? Ma kirjutasin selle klaveril ja siis ma olin selles kohas, kus ma alustasin nii-öelda produtseerimist ning tegin selle laulu, hakkasin seda produma ja siis sain aru, et ma ei oska üldse produda, aga noh, ma teadsin sellist väga, arvatavasti Eesti ühte kõige paremat produtsenti Jago Teppandit ning ta aitas mul selle lõpuni produtseerida. 2016 sõlmisite kirjastuslepingu plaadifirmaga Universal. Mida on see teie jaoks muutnud? See aitas mul üldse siia kolida pärast ülikooli lõppu. Ilma selleta ma ei tea, kuidas ma oleks siia kolinud, sest mul ei olnud garantööri. Kui tihti te külastate Eestit ja kuidas väldite koduigatsust? 2019 ma külastasin Eestit pea iga kuu, sest et ma olin andsin Otsakoolis loenguid ning lendasin päris tihti edasi-tagasi ning jumal tänatud sellepärast, et ma nägin oma vanaema ning ma teadsin, et vanavanematega on nagu nad on. Aga hetkel ma olen Londonis ja ma ei saa mitte midagi teha, ma ei saa Eestisse tulla ja igatsen Eestit väga. Kes või mis inspireerib teid muusikat kirjutama ja mis on teie enda lemmiklugu oma repertuaarist? Ma ise kuulen ennast kogu aeg. Minu sõbrad inspireerivad mind kõige rohkem muusikat tegema, kui ma näen, kui palju ja kui tihti nad teevad seda muusikat ja kui südamest see tuleb, siis see inspireerib mind. Sõbrad nii Inglismaal kui Eestis ka mu sõbragrupp ikka aktiivselt tegutseb ja ning kui sa näed, et keegi teine seda teeb, siis sul endal tekib ka, et nagu, come on, miks ei tee? Kuuled teisest toast, et keegi teeb mussi ja mingi, miks ma praegu ei tee mussi? Ja eks see whole name of the game of muusika suhtes ongi see, et nagu kui palju sa tegelikult saad seda teha ja kui palju sa seda tegelikult teed. Teil on väga julge stiil, tänan, mis väljendub nii teie välimuses kui muusikas. Kuidas on see teil aja jooksul kujunenud ja miks? Ausalt öeldes, mida vanemaks ma saan, seda rohkem ma saan iseendaks. Kui ma olin noorem, siis ma tahtsin näiteks lillasid juukseid, aga ma ei julgenud. Ma tahtsin tatoveeringut, aga ma ei julgenud. Ma ei tea, olid nagu mingid seinad ees, mingid sellised suured hirmuseinad minu ja maailma vahel üleüldiselt. Ning mida rohkem ma olen iseendaks saanud, seda rohkem mul on iseendaga mugav ning seda rohkem ma lihtsalt olen nagu ma olen ja see ei ole olnud nagu mingisugune välja mõeldud asi. See ei ole nagu olnud mingi, ma nüüd mõtlen, et ma olen nüüd selline ja siis ma selleks olen. Et see on pigem, et mis ongi, et tõde ei tule leida, vaid vale tuleb lihtsalt jätta. Mis on parim nõuanne, mida olete enda karjääri jooksul kuulnud? Ausalt öeldes, ma vahepeal et ma vahepeal nagu töötasin poes siin Londonis. Muusika, riiete, raamatute, koomiksite poes. Ning see oli täpselt selline, see on pood, mille järgi on tehtud Black Books, kui keegi teab seda seriaali. See oli hästi põnev koht, kus töötada ja kõik, kes seal töötasid, olid mingit moodi kunstnikud, kellel tol hetkel nagu olid mingid omadega kuidagi hädas. Sellepärast, et kuidas sa nagu teed, kuidas sa teed oma kunstist nii-öelda elu sisse toova asja, et sa saaksid nagu elada ka. Ning ausalt öeldes kõige parem nõuanne, mis ma sealt sain, oli muusika suhtes, oli kui keegi andis mulle, kui inimesed siis nagu rääkisid, et nagu mida nad nagu teevad ja ma sain nagu destilleerisin sealt välja endale kõige paremat nõuannet, mis on number 1, ära mitte kunagi räägi halvasti oma kunstnist.
nagu mitte keegi ei taha seda kuulda, nagu kui sa oled insecure, ära pane seda välja, eks ju, aga ära lihtsalt räägi halba sellest, nagu keegi ei taha seda kuulda. Nagu kõigil on raske, kes teevad kunsti, nagu see võitlus, see mentaalne võitlus, mis on sinu enda peas, see on alati seal ja mida rohkem sa lihtsalt asju välja paned, seda parem sa oled seda võitlust nii-öelda võitma iga kord, kui sa paned midagi välja. Ja noh, kui sul on nagu nii-öelda igal ühel mingi hetk, isegi kui me vaatame sellist tüüpi nagu Bowie, mingi hetk ta ei teinud kõige ägedamat muusikat, aga ta ikka nagu läks edasi ja noh, et isegi kui ta mingi hetk nagu olid mingid albumid, mis ei läinud hästi või tal oli mingi muusika, mis ta ise pärast ütles, et noh, et see ei olnud tegelikult võib-olla see, mis mul kõige rohkem hingest tuli ja nii edasi. Ta ikkagi nagu tegi edasi. Ta ikkagi tegi edasi muusikat ja andis muusikat välja, nii et läbi selle teekonna sa hakkad tunnetama, et mis on siis nii-öelda sinu jaoks see nagu success ja mis on sinu jaoks nagu failure. Ja see on, mulle tundub, et see on nagu iseenese sisemine asi, aga see on ka nii-öelda välimine, et mulle tundub, et kui sa ise ikkagi oled väga rahul, siis no jah, kui sellel ei lähe nii hästi, siis sa oled ikka rahul, eks ju. Aga sa oled saanud teha seda, mis sa tegelikult tahad ja mis sulle endale meeldib. Kui sa teed midagi sellist, mis sa hullult mõtled välja, et see nüüd kõigile peaks meeldima ja siis see nagu, noh, isegi kui see siis kõigile meeldib, siis veits nagu seesmiliselt saad olla nagu mingi aga nagu no suckers, nagu ma teadsin, et neile kõigile meeldib see, sellepärast, et nagu see on, nii loogiline, aga nii igav ja see on nagu selline tühi võit. Aga jaa, nõuanne. Igatahes, whatever you do, lihtsalt ära räägi halba oma kunstist. Number 2, mis üks tüüp ütles mulle, kes oli väga pikalt, oli mingi 50. Ja ma küsisin talt, et ta oli ka vist mingi produtsent olnud kunagi ja ma küsisin, what do you think about music and stuff? Ja siis ta ütles põhimõtteliselt, et nagu good music should sell itself. And that's what I understood is good music never just sells itself. Nagu tee nii ägedat arti, kui tahad, kui sul ei ole seda õiget nagu kanalt, millest seda nii-öelda kunsti välja lasta või nagu kui sa üldse ei pane nagu energiat selle nagu kanali alla, siis see tänapäeva infoajastus lihtsalt see asi potsatab kuhugi ja kaob infomerre. Nii et good music does not always sell itself. Definitely not. Mida on teile Jakob Westholmi gümnaasium kaasa andnud teie eluteel? Teadmisi. Ning ma saan aru, et koolisüsteem igal ühel ei sobi, täpselt selline nagu ta on. Mul on vedanud selles suhtes, mul on suht kiire mälu. Ma kiiresti nagu suutsin kõike nagu mäletada ja siis nagu kirja panna kontrollideks ja siis ära unustada. Aga ikkagi mõnda asja ma ei unustanud ning hiljem elus on see pigem nagu see, et kui sul on päris palju sellist mingi täppisteadus peas, siis tekivad põnevamad ühendused kogu nende erinevate nagu vaariateadmiste vahel. Nii et isegi kui sa nagu õpid mingi asja, seal mingi why the f*** do I need to know that, siis ma ei tea, kunagi kirjutad laulu ja sul tuleb võib-olla mitte täpselt see teadmine, aga selle teadmise ühendus mingi teise teadmisega ning tekib mingi põnev teema, mida sul muidu ei tuleks ja mingi selline arusaamine, mida sul muidu ei oleks. Seega see on olnud hästi hea asi, mida ma olen hiljem aru saanud. Teine asi on see, et me ikkagi lugesime toredaid raamatuid ja no, ma saan aru, et see on nagu see mingi wellness gurud, mingi all you need to do is read all day. Aga nagu tuleb kasuks lugemine, kui sa loed mingid raamatud, mis on kirjutatud inimese poolt, kellel on väga kõrge nii-öelda vibratsioon, kes on oma alas tippspetsialist või nagu, kellel on laialdane arusaamine maailmast. Selle raamatu nii-öelda info nagu tõstab sind nagu lähemale sellele vibratsioonile, kus on see teine inimene. Ning see nagu tekitab sellise põneva nii-öelda pikalt sellise põneva tunde, et sul on nagu põnev elus ja teiste inimeste nii-öelda inimesed, kes mõtlevad maailmast ja suudavad anda sulle edasi seda maailma mõtet,
see paneb sind lihtsalt maailmast rohkem mõtet leidma ning see rikastab elu tohutult. Seega mingi igast lugemine, rikastab elu ja need väiksed mingid täppisteadmised, kas või mingi bioloogias ja mingi mitokondria of the cell, eks ju. No ikkagi nagu pärast ma hakkad mõtlema, igatahes lihtsalt, tuupige, õppige, mõnikord ei saa viisi kontrolltöödes. Ikkagi nagu tundke huvi, olge tähelepanelikud, sellepärast, et sa ei tea kunagi, mida mingi teadmine annab. Ja teiseks, need ühendused, mis selle nagu teadmiste vahel tekivad, sa ei tea kunagi, kuhu sa võid sellistes põnevates mõttejadades jõuda. Et ma olen väga tänulik, et mul on olnud, et ma olen saanud hariduse. Ma leian, et see on olnud tohutult nagu ma tulin siia Inglismaale ja ma alles siis nagu sain aru, et Jesus Christ, kõigil ei ole seda haridust. Nagu kõik ei saa sellist haridust, nagu meie saame Eestis. Ning see pani mind palju rohkem seda hindama ja väärtustama. Et ma loodan, et ärge mõelge üle, eks ju. Loomulikult kool on stressirikas ja varav ärkamine ja hormoonid ja oh my god, sest kõik selles suhtes on nagu väga stressirikas, aga pidage vastu, et nagu võtke seda, mida võtta annab, sest teile pakutakse palju. Võt, sellised mõtted. Aga kõike või head ja paremat ja ilusat päeva. Kui sooviksime teid tutvustada Neile Jakob Vesterholmi gümnaasiumi noortele, kes teid ei pruugi veel tunda, siis kuidas te ennast tutvustaksite? Minu nimi on Heinz Valk, olen 85-aastane ja lõpetasin 1954. aastal meie ühise kooli. Ametilt olen kunstnik, kuid vahepeal osalesin aktiivselt ka poliitikas ja olen üks neist 69 ülemnõukogu liikmest, kes taastasid Eesti iseseisvuse. Milline õpilane oli Heinz Valk? Oi, see on keeruline lugu nii ja naa. Ühelt poolt ma olin tubli õpilane, mul oli haruldane mälu ja kõik jäi kergesti pähe, nii et korraks olin lugenud ja võisin kohe minna vastama. Nii et kui eluraskused ja igasugused seiklused ei takistanud, siis ma olin ikka niisugune 4-5 mees, aga kui saatus sekkus, siis mõnikord tuli ka mõni 3 sisse ja korralikkuse hindega oli muidugi raskusi rohkem. See kippuski kogu aeg olema kas 3 või 2, aga nagu öeldakse, oma iseloomu käest ei pääse. Jah, nii on. Milline on üks eredamatest mälestustest, mis teil enda kooliajast meelde tuleb? Oi, eks neid juhtumeid on tohutult palju ikkagi. See aeg oli ju niisugune erakordne, kui meil õppida tuli. Aga üks on selline, mis võib-olla väärib meenutamist, et kõikides klassides oli seinal Stalini portree klaasi all. Ja meil olid tollal veel terassuled ja koolipinkide sees olid tindipotid, sinna kasteti sisse ja siis kirjutati ja keegi klassivendadest oli siis ühe niisuguse suletäie tinti põrutanud üle Stalini pildi, nii et klaasi peal oli tindiplekkide rida ja mina sattusin sel päeval olema korrapidaja, klassi korrapidaja. Üks õpetaja, kes oli niisugune punase mekiga ja karjäärihimuline, muidugi märkas seda tindirida, see oli kohutav kuritegu, sest Stalin oli ju püha isik, kelle eest tuli ainult kummardada ja tänu avaldada õnneliku lapsepõlve eest.
ja nüüd järsku niisugune mõnitamine läks kohe direktorit kutsuma, et ühiselt siis kuritegu lahendada. Ma kasutasin juust kähku, võtsin selle tahvlilapi, pühkisin kähku need tindiplekid klaasilt ära ja istusime rahulikult kõik klassis, kui direktor tuli. Direktor tuleb, vaatab, siin pole ühtegi tindiplekki. Muidugi see õpetaja, kes selle kuriteo avastas, sai aru, et me ei ole nüüd siin teise kuriteoga hakkama saanud ja oma esimese kuriteo jäljed hävitanud. Aga siis ta hakkas raiuma, et siin olid tindiplekid ja siis meie olime juba ikka nii targad poisid, ma ei mäleta, see oli 9. või 8. klass. Ütlesime, et see võis oleneda valguse nurgast, kuidas mingi asi väljast peegeldas selle Stalini pildi klaasi peale ja niimoodi me patrasime ja no midagi ei olnud teha, sest tindiplekke ei olnud. Ja asi laheneski nii, aga noh, see õpetaja hakkas mind sellest ajast peale sõna otseses mõttes vihkama, et ma talle niisuguse vingerpussi mängisin. Milline oli Vestholmi kool teie ajal? No mina sattusin õppima kõige närrusemale ajale. 48. aastal algas Eesti kultuuri, eestiaegse vaimsuse, eestiaegse hariduse, kõige selle hävitamine. Nõukogude võimu poolt sihikindlalt, eesmärgikindlalt. Kõik sattusid löögi alla, millel vähegi niisugust eestilikku mekki juures oli. Nii et see aeg kuni Stalini surmani oli niisugune, kus meie poiste eesmärk oli lihtsalt sellele jõhkrale survele, ideoloogilisele survele ja vägivallale vastu seista ja mitte alla anda, mitte vedelaks lüüa, mitte hakata punaste õpetajate pilli järgi tegutsema. Jääme iseendaks, säilitame oma hinges eestiliku vaimu, aga peame vastu ja ei lase ennast nurka suruda ja see meil õnnestus. Meil oli erakordselt võimas klassikollektiiv, kõik poisid olid, tollal oli meil veel poistekool, kõik poisid olid väga üksmeelsed, teotahtelised, kokkuhoidvaid, reetureid meie hulgas ei olnud, nii et me võisime vabalt kõigest rääkida, mis me tahtsime, siin mingit probleemi ei tekkinud, nii et õnnestuski see jälgperioodi üle elada. Et te olete kujundanud meie kooli lipsu. Kus see idee sündis? Jah, seesama, mis minulgi praegu siin kaelas on. Meil oli vilistlaste, Vestholmi gümnaasiumi vilistlaste hulgas tekkis idee, et koolile peaks lisaks mustpunasele teklile mingisuguse niisuguse eseme veel leidma, mis sobiks nii hästi poistele kui ka tüdrukutele. Ja siis tuligi mõte, et teeme lipsu. Poistele natuke pikema ja suurema, tüdrukutele väiksema. Ja seal vilistlaskogu juhatuses siis pöörduti selles asjas minu kui kunstniku poole ja ma lähtusin siis Vestu mütsi värvidest, see kirspunane ja must ja lipult võtsin tähed kui niisugune väga ilus element ju ja kombineerisin nad siis niimoodi kokku ja noh, see võeti teiste vilistlaste poolt väga hästi vastu ja siis üks vilistlane, Ene Kross, oli see, kes siis toimetas mingisuguses firmas selle lipsu valmistamise ja noh, sealt peale ongi nüüd see lips käibel olnud ja arvatavasti on ka teil niisugune kodus olemas vähemalt. Ikka on, tore. Te olete olnud kooli ajaloolise nime taastamise juures. Olles ise lõpetanud 22. keskkooli.
no tollal ei tohtinud Vestholmi nime üldse suhu võttagi, see oli põlastusväärne kool, kapitalistide võsukeste kool, mitte korralik õppeasutus ja seetõttu Vestholmi me omavahel kasutasime seda sõna, nimetasime ennast vestukateks ja meie kooli vestukooliks, aga ametlikult oli seda nime võimatu kuskiltki leida, ainult halvustavas tähenduses. Ja kui algas siis see niinimetatud perestroika, see Nõukogude Liidu reformimise katse 85. aastal, siis mina mõtlesin, et nüüd on paras aeg Vestholmi gümnaasiumi jälle ühiskonna teadvusesse tõsta. Ja ma kirjutasin 87. aastal ajalehte Sirp ja Vasar artikli Juubel, mis väärib pidulikku muusikat. Ja lähenes Vestholmi gümnaasiumi juubel ja seal ma siis esimest korda sõjajärgses ajaloos rääkisin Vestholmi koolist kui mineviku väärikast ja eriti austusväärsest ja saavutuste rohkest koolist ja vajadusest see endine Vestholmi kool uuesti siduda nii-öelda üle ajaloo kaare praeguse 22. keskkooliga. Ja kuna see artikkel leidis tohutut vastukaja, ma sain kümneid ja kümneid tänukirju vanadelt Vestholmi vilistlastelt ja ka teiste eestiaegsete koolide vilistlastelt ja välismaal levis see igal pool eestlaste hulgas ja sain sealt tänukirju ja siis läks see asi niimoodi käima, et kuna partei tõmbas kõrvad lonti ja keegi minuga pragama ei hakanud, et ma Vestholmi uuesti surnust üles tõstsin Vestholmi kooli. Ja hakkaski asi liikuma ja järjest kõvematel tuuridel vilisterid, ma olin siis tollal Vestholmi vilistlaskogu esimees ja meiega oma tegevuses tegime igasuguseid asju, mis vähegi võimalik, et see vana Vestu ja praegune 22. kool uuesti Vestholmi gümnaasiumiks nimetada. Esialgu veel nagu gümnaasium tundus nagu väikse liialdusena, tollane kool veel ei olnud gümnaasiumi väärt ja sellepärast esialgu me saime loa võimudelt nimetada kool Jakob Vestholmi keskkooliks. Aga õige varsti, ma ei mäleta, kas aasta-paari pärast juba jõudsime nii kaugele, et kool sai oma endise nime Jakob Vestholmi gümnaasium. Ja nii ta on siis siiamaani ja loodame, et nii jääb see ka kuni aegade lõpuni. Loodame. Kuidas tekkis fraas ükskord me võidame nii kui nii? Vaat ma olin loomu poolest niisugune väga seltskondlik inimene ja hea suhtleja ja lobeda jutuga ja sain kõikides sugustes seltskondades hästi läbi ja omaks poisiks, nagu öeldakse. Ja kui algas siis meie nii-öelda laulev revolutsioon, mis on minu poolt pandud nimi sellele vabadusliikumisele 1988. aastal, siis kasutati mind pidevalt ära, et Heinz, sõidad sinna kuskilegi niisugusesse kohta kooli või kolhoosi või Alevisse ja pead seal ühe niisuguse isamaalise propagandistliku kõne, et inimesi virgutada meie ühisesse võitlusesse, kuna esialgu väga paljud kõhklesid ja kartsid, kas meid ei oota ees uus Siberi sõit, aga meile oli oluline, et üha rohkem 100 000 tuleksid meie võitluse taha, siis on sellel massil on juba jõud ja meie vastastel on selle võrra šansse vähem. Ja nii korraldati septembris
11. septembril 88 Rahvarinde poolt Lauluväljakul üks tohutu suur meeleavaldus nimega Eestimaa laul. Ja mina olin tollal juba Rahvarindega liitunud ja korraldajad ütlesid, et nüüd on Heinz niisugune asi, et sa pead esimesena kõnelema ja oma kõnega rahva üles kütma, kõik need 300 000 inimest, kes Lauluväljakul olid kogunenud. See oli ikka ehmatav ülesanne mulle, ma niisugusele rahvamassile polnud varem kunagi kõnet pidanud, aga midagi tubalt teha, töö tuli ära teha ja niimoodi ma siis 2 nädalat kirjutasin seda kõnet, 10-minutilist kõnet ja parandasin ja täiendasin ja kogu aeg oli mul mõttes, et mida ma lõppu lisan, sest kõne lõpp peab olema niisugune, mis paneks rahva möirgama ja karjuma ja tohutult kaasa plaksutama ja nii edasi. Ja siis ma mõtlesin, et kui mõtleks välja niisuguse lause, mis annaks rahvale lootust ja usku tulevikku, et see võitlus, mida me praegu peame Eesti iseseisvuse ja meie endi vabaduse eest, et see lõpeb niikuinii ükskord meie võiduga. Me võime vahepeal võib-olla võime saada tagasilöögi, võib juhtuda ebameeldivusi, kuid lõppkokkuvõttes jõutakse ikkagi ükskord võiduni. Ja nii ma siis kombineerisingi 2 viimast lauset nii, et ükskord me heiskame ka Pika Hermanni torni sinimustvalge lipu, tol oli seal veel ENSV merelainetega punane lipp. Ja selle järele põrutasin, ükskord me võidame niikuinii ja see kisa, mis seal Lauluväljakul kostis, ma ei tea, kui palju minuteid, see oli ikka pöörane, nii et kui ma alguses olin ikka veidi ähmi täis ja mõtlesin, et kuidas ma oma kõnega hakkama saan, siis lõpuks selgus, et asi läks kõik täkkesse kenasti ja seesama minu lause, ükskord me võidame niikuinii, see levis üle kogu Eesti ja seda kasutati teiste oraatorite poolt ja seda nõuti minult iga kord, kui ma kuskilegi esinema läksin ja seda lauset kõne lõpus ei ütelnud, siis hakkas rahvas karjuma, Heinz, ütle see lause ka. Ma sain aru küll, mis see tähendas, see lause. No siis tõstsin rusikas käe püsti ja hüüdsin, et ükskord me võidame niikuinii. Siis jäid kõik rahule ja võisid õnnelikena koju minna. Nii et see lause hakkas elama oma elu minust sõltumatult ja kui mulle tehti ettepanek, et ma patenteeriksin selle, et iga kord, kui keegi kuskil ajakirjanduses seda kasutab, et ma saaksin sealt mingisuguse honorari. Aga ma ütlesin sellele juristile, kes sellise ettepanekuga minu juurde tuli, et see lause ei ole enam minu oma, see on kogu rahva oma ja rahvalt ma niisuguse asja eest raha nõudma ei hakka. Nagu te ütlesite, siis te olete seotud Rahvarinde asutamisega. Kuidas ja kellelt see idee tuli? Ja see juhtus ju täitsa juhuslikult. Enne seda oli toimunud loovliitude juhatuste pleenum, kus kõik loomingulised liidud, nende juhatused kogunesid Toompeale ja seal toimus 2 päeva jooksul võimas ja erakordselt julge niisugune poliitiline kõnekoosolek. Mina esinesin seal ka kõnega, kus ma nõudsin vihatud parteijuhi Karl Vaino ametist mahavõtmist ja nõudsin ka Eesti iseseisvust. See oli siis 1.–2. aprillil 88. No see kõne äratas suurt tähelepanu ja kui Eesti televisioonis oli üks saatesari Poliitiline mõtleme veel ja selle ühe saate teemaks oli kodanikualgatus, see tähendab, et inimeste poolse initsiatiivi näitamine meie võitluses. Siis selle kõne tõttu, mis ma seal pleenumil olin pidanud, kutsuti mind ka sinna saatesse, telesaatesse ja seal
siis üks saates osalejatest, tollal oli ta filosoofi nime all Edgar Savisaar, kellest hiljem sai palju aastakümneid hiljem Keskerakonna esimees. Tema tuli minu juurde vaheajal ja küsis, et mis te, Heinz, arvate, et kui järgmises selles saate pooles kuulutaks välja Rahvarinde sünni meie võitluse toetuseks. No see idee tundus väga põnev ja nimi ise ka juba Rahvarinne, see oli niisugune võitluslik ja need R-tähed seal andsid niisugust maskuliinsust sellele juurde. Ja nii juhtuski, Savisaar tegigi ettepaneku asutada Rahvarinne ja seal samas telemajas me öösel 17 inimest kirjutasime alla siis Rahvarinde asutamise manifestile. Ja niimoodi ma Rahvarindega siis lausa käigu pealt liitusingi ja jäin sellele võimsale liikumisele truuks kuni lõpuni, kuni ükskord juba Eesti iseseisvus oli taastatud, sest oma parimatel aegadel Rahvarinne ühendas ikka Eesti rahvast väga võimsalt ja jõuliselt ja samas ka tundeliselt, nii et rahvamassid olid meil alati käepärast võtta. Me koos tegime ju kuulsa Balti keti, mis on kogu maailmas suurt tähelepanu äratanud ja UNESCO vaimse pärandi nimekirja kantud, mis on erakordne au meile. Ja nii ma siis selle Rahvarindega koos võitlesin kuni iseseisvuse kätte saamiseni. Kunstnikuna, kus teie võtate inspiratsiooni? Noh, eks ikka elust, kus ta mujalt on, sest ükskõik kui fantastilise asja sa välja mõtled, seal on ikka detailid koosnevad sellest ümbrusest, mida me näeme, mis on reaalne ja tegelik. Nii et no muidugi näiteks kirjandusliku teksti puhul, kui ma näiteks illustreerisin raamatuid, siis lähtusin muidugi sellest tekstist. Ja oli periood, kus ma väga palju raamatuid illustreerisin ja seal ma ei saanud nüüd siis enam tekstist välja nagu hüpata, vaid pidin järgima seda, nii nagu meie kooli üks kunagine õpilane, kes kahjuks küll meie kooli ei lõpetanud, president Lennart Meri, kirjutas suurt vastukaja ja erakordset poolehoidu leidnud raamatu Hõbevalge eestlaste kõige vanemast ajaloost. Ja kuna me kultuuriinimeste kokkusaamiskohas Kuku klubis Lennartiga tihti rääkisime Eesti ajaloost, ka mina olen suur ajaloofänn olnud juba poisikesest peale, juba enne kooli minekut oli mul Eesti ajalugu läbi loetud, kuigi juba oli Nõukogude võim siis. Ja siis, kui Lennart oma raamatu valmis sai, siis ta küsiski, et kas sa, Heinz, tahaksid seda illustreerida. Tema muidugi pidas seal ranget joont, ütles nii, selle lehekülje peale joonistatud niisuguse objekti ja niisuguse siia, niisuguse, nii et minul seal improviseerida ei olnud võimalik, aga noh, ma sain vähemalt, Lennart ütles mulle, andis idee, aga selle vormistasin joonistuseks ikkagi mina. Te ütlesite, et otsite inspiratsiooni elust. Kas seda on ka kuidagi muutnud teie aeg koolis? No ikka, kõik see, mis on meile elu poolt pakutud ja mille me oleme vastu võtnud ja milles me oleme elanud ja tegutsenud, see kõik jätab meisse oma jälje. Ja niimoodi ka Vestu kool oli selles mõttes heaks elukooliks, et me ühiselt suutsime luua niisuguse vaimse õhkkonna, mille nagu peamine sisu oli mitte alla anda, mitte jääda jänni, mitte elule jalgu jääda, vaid tuleb elust võimsalt läbi trügida ja ennast kehtestada.
nii et selline enese kehtestamise ja eluga hakkama saamise tahe, see on mul sellest koolipoisi ajast siiamaani alles ja võin tänulik olla Vestholmi tollasele poiste kollektiivile, kes seda läbi kõige raskemate aegade kandis. Ja sealt otsene seos nüüd loominguga, kus ma ka pole kuskilgi mingeid allaandmise või taganemise märke kasutanud, vaid ainult võitluslikkust ja edasi pürgimist, nii et sealt on kahtlemata mulle ka kunstnikutöösse palju vajalikku tulnud. Oleme sageli kuulmas Eesti inimestelt lauset, et kas sellist Eestit me tahtsimegi. Mida teie sellest arvate? Vaadake, eks meist kõigil tol hetkel, kui me võitlesime Eesti vabaduse eest, olid omad nägemused, milline see Eesti peab olema. Need ei olnud nii, et oleks 100% kõigil eestlastest olnud ühesugused. Need olid väga erinevad ja niimoodi on ka nüüd see tulemus, mis meil on, see praegune vaba sõltumatu Eesti. Ühele on ta nii-öelda õnnekohaks, rõõmukohaks, teine leiab, et midagi on siin ikkagi veel kehvasti ja võiks parem olla. Kehvasti ja parem olla, see on normaalne asi. Mingit ideaali ja täiuslikkust ei saavuta mitte kunagi. Alati on midagi jääb vajaka. Kui ühele inimesele ei tundu see vajalik olevat, siis teisele on. Nii et lõppkokkuvõttes tähtis on see ju, et Eesti on vaba. Eesti on ühinenud läänega. Meil on hiilgavad võimalused oma vabaduse kasutamiseks. Kas või teil näiteks, kui nupp nokib, võite ennast sisse sättida paljudesse välismaa suurepärastesse kõrgkoolidesse ja seal õpibki praegu juba piisavalt tuhandeid tõenäoliselt Eesti noori. Nii et või kas või randamine, välismaa riikide külastamine, minu noorusajal oli see unelm. Seda, et ma pääseksin kunagi elus Soome või Ameerikasse, seda ma ei uskunud, ega keegi meist ei uskunud, et kunagi me nii kaugele jõuame. Nüüd on see igapäevane asi, see pole mingi ime. Nii et ka see, kas niisugust Eestit tahtsime, see võib jääda veel kauaks ajaks mõnede rahulolematute inimeste hinge närima. Ja lisaks sellele veel on ju kõik inimesed ei ole võrdselt edukad. Ühed suudavad ennast elus kehtestada, suudavad saada hea töökoha, saavad hakkama suurepäraste igasuguste saavutustega ja teine viriseb ja hädaldab ja peale Kojamäe ameti kõrgemale tõusta ei suuda. Nii et niisugused inimesed, kes, kuidas rahvasõna ütleb, jäävad elule jalgu. Neid on alati ja kõikides, ka kõige rikkamates riikides on neid, kes on tunduvalt vaesemad, kui on seal, ütleme, riigi keskmine palk. Nii et see ka jääb kehtima läbi kõikide aegade, et ühed on rahul, teised rahulolematud, aga niimoodi on loodus seadnud ja looduse vastu me ei saa, nii et tuleb sellega leppida, et ebavõrdsus säilib inimühiskonnas aegade lõpuni. Head vestukad, õpetajad, õpilased, mul on väga hea meel teid täna siin tervitada kooli 123. aastapäeva puhul. Kool on väga väärikas ja väga vana
heade traditsioonidega, mis sest, et vahepeal kooli nimetus meil muutus, aga täna on jälle Vestholmi gümnaasium kõikide oma väärtushinnangute ja hoiakutega, oma distsipliini, oma rikkaliku muusika, teadmiste, keelte õpetamisega. Et kõiki õnnitlen ja teiselt poolt hoian ka pöialt väga tugevalt, et siia kooli hoovi peale saaks ikkagi see uus koolimaja lähema 2-3 aasta jooksul valmis. Palju õnne sünnipäevaks! Kallid õpilased, armastage oma kooli, see on suurepärane kool, haruldaselt uhke minevikuga, tundke selle üle uhkust ja võtke midagi eelnevate põlvede tegemistest eeskuju, et Vestholmi nimi alati oleks Eesti ühiskonnas plussmärgiga. See kõik oleneb teist endist. Seda keegi teile vägisi sisendada ei saa, aga te peate ise kas või Jaan Krossi Vikmani poisse lugedes või seda telefilmi vaadates püüda mõistma, mis oli neis poistes nii erilist, et terve Eesti austas seda kooli. Mis oli nende poiste vaimsuses, kas või nende sõnapruugis, teemades, millest nad omavahel rääkisid, mis seal oli niisugust, mis sellist tagasisidet Eesti ühiskonnalt pälvis. Nii et jääge vestukateks ja käige alati sirge seljaga.